Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Soome MM-ralli teine päev pakkus rallisõpradele ja kogu rallimaailmale tõelise šoki. Kui eelviimasel kiiruskatse lõpus liidrikohal sõitnud Sebastian Ogier sõitis teelt välja ja nii kõvasti, et said nii ta ise kui ka kaardilugeja pisut viga, vajutasid SOS-nuppu ja katse katkestati. Õnneks praeguse info kohaselt midagi väga hullu ei olnud. Viidi Sebastian Ogier siis helikopteriga küll haiglasse, aga oli ta kontaktne ja ise oli autost välja roninud, nii nagu ka siis kaardilugeja, nii et võib loota, et kõige hullemad uudised sealt ei tule. Aga seesama kiiruskatse tekitas palju segadust ka siis meile huvipakkuvas WRC 2 klassis. Oli Robert Virves enne seda kiiruskatset WRC 2 liider, aga just sellel katsel alustas ta suhteliselt aeglaselt, kuna oli tal refi probleem ja kui punast tippu näidati, jäi katse pooleli, said enamus sõitjad kirja siis nii-öelda ühe tulemuse eraldi. Kaks meest said aga väga hea ajakirja, Jari-Matti Latvala ja Teemu Suninen ning omakorda Robert Virves sai siis selles klassis kõige kehvem aja ja siis tuletati nii-öelda tulemustest, et splittides enne punast tippu oli Virves Latvalast aeglasem ja Suninenile, kes jõudis ka startida enne punase lipu tulekut, kuid esimest splitti enam ei jõudnud võtta, pandi midagi pärast ka Latvalaga sama aeg. Praegult ei ole teada, kas Dokspordi meeskond protestib selle, sest Suninenile määratud aeg oli nii hea, et see tõstis ta Robert Virvesest mööda WRC 2 klassi liidriks. WRC 2 arvestuses on siis selle päeva lõpuks seis selline, et Teemu Suninen juhib Robert Virvese ees 3,1 sekundiga ja kui sinna juurde nüüd arvestada veel ka nii-öelda Rally 2 arvestus, kus on Jari-Matti Latvala näiteks, siis Latvala on üldse nende autode kõige kiirem mees, edestab ta Sunineni 10,3 ja Virves siis 13,4 sekundiga. Kas need tulemused nii jäävad, seda me ei tea, aga kõigepealt vaatame, mida Robert Virves rääkis siis sellest kiiruskatsest üldse päeva teisest poolest ja ka sellest, kuidas tema ja Jako Viilo jõudsid esimesena rallimeestest siis Sebastian Ogier õnnetuspaigale. No nii, Robert Virves, võrreldes lõunapausiga nüüd olukord muutunud, et oled langenud WRC 2 teiseks. Kuidas sa ise hindad nüüd see aja liigutamist olukorras, kus tegelikult keegi eriti ei sõituks seda katset? Jah, ega raske on midagi öelda, et ma ei oska öelda, et ütleme suures plaanis kahju, et see muidugi niimoodi lõppes, aga jah, ma ei oska praegu öelda, et ma veel ootan, mida tiim asjast arvab ja et kas see otsus on juba lõplik või midagi muudetakse, et selle kohta mul info veel puudub. Sa mainisid isest viimase katse järele, et selle eelviimase katse alguses isest ka mingi refiam oli, et kas sul sellel katse olemused juhtus ka midagi nii palju, kui seda sõita sai enne Ogier väljasõitu? Ei, seal oli pigem vale arvestus, et tundus, et on ref katki ja üks pisike sensori viga, mis pärast paari kilomeetrit sai kõrvaldatud ja siis sõit jätkus, aga siis paraku juhtus õnnetus Ogieril ja siis jäi pooleli, et sealt see nii-öelda segadus. No sa jõudsid esimesena õnnetuspaigale ka, et mis pilt sulle seal avanes? Ei, algus oli, ütleme, ei näinud kõige parem välja, aga ei. Suures plaanis, ma usun, on kõik korras, et saab pildi ette ja on asi õige. Oskad seda kohta natuke iseloomustada? No sa ise sõitsid ju esimene ring ka sealt läbi, et oli see kerge eksimise koht või mis sa seda olukorda võis põhjustada?
No, kiire koht, üsna kitsas ja täpne koht, et ilmselt läks kuskile pihta ja nii ta läks. Et kiirused on suured, et väga palju ei ole vaja. Sa pidid, ütleme, suurem osa pärastlõunast isest varurehvita sõitma, et kui palju see seda, ütleme, pärastlõunat sul närvilisemaks tegi? Jah, ega ta mugavamaks ei teinud, aga lõpuks mis seal ikka, tuleb sõita ja silmad lahti hoida, ega meil muud teha ei olnud. No nüüd homme 60 kilomeetrit, no oletame, et jääb nii seis, nagu praegult on, siis vahe on seal 3,2 sekundit vist oli, et tuleb rünnata või tuleb hoida? Noh, kuidas öelda? Kahe vahel ma ütleks, et tuleb rünnata, aga avalikult ma ütlen, et tuleb suurt pilti ka vaadata. Jaspar Vaher asub WRC 2 arvestuses 4. kohal ja poodium on tegelikult oi-oi kui lähedal. Lauri Joona on tema ees kõigest 3,2 sekundi kaugusel. Lõunapausil oli meeste vahe suurem, sai Vaheriga ka räägitud ja ta ütles, et ta ei hakka Joonat püüdma, aga tegelikult siis päeva teisel ringil ta seda vahet jõudsasti vähendas ja vaatamegi nüüd, mida noor kihutaja ise sellest arvas. Jaspar, kui nüüd natuke naljaga alustada, siis sa luiskasid lõunapausi ajal, et sa ei hakka Joonat püüdma, aga tegelikult ikkagi hakkasid ja vahel on 3,2 sekundit vist. Et kuidas siis nii? No ju siis tuli hästi välja, et ei kindlalt plaani ei olnud, aga muidugi eks teine läbimine on alati lihtsam ja ma arvan, kui olud natuke soosisid, et rööpassõit on natuke võib-olla parem kui see sileda tee peal sõit, et siis sealt see vahe, ma arvan, tuli ka. Et see ekstra nii-öelda joone pärast juurde ei surunud, aga lihtsalt see nii-öelda loomulik kiirus on selline, et sa jõuadki järgi ja oledki nii-öelda poodiumiheitluses? No täna küll jah, et hommikupool oli natuke keerulisem, aga need 2 katset jällegist Päiale ja siis viimane ka tegelikult sobisid üsna hästi nagu, et Päiala peal oli väga hea tunne ja seal ma nagu sõitsin normaalse tempoga ja justkui siis klappis, et endale tundus ka täiesti okei ja see kindlalt nagu plaani ei olnud kiiremini sõita. Sa võib ütelda, et nüüd selle 2 pika päevaga on selline hea enesekindlus ikkagi sisse tulnud, et saad sõitu päris mõnuga võtta? No pigem küll jah, et õnneks on nagu iga katsega natuke paremaks läinud, et eriti see teine tiir nüüd. Loomulikult on teine tiir lihtsam, tead juba, mis siin tees ootab, aga ikkagist oleme ka väikseid muudatusi teinud auto kallal ja tundub, et ikkagist hetkel õiges suunas, et praegu saab sõita küll. No homme Hiimos Jämsa 30 kilomeetri katse, mida 2 korda läbi sõidata, et arvestades, et Lauri Joona on ainult 3 sekundi kaugusel, et mis nii-öelda homme vist tuleb ta kinni püüda. No, samamoodi edasi lihtsalt ei vaata neid aegu ja see on praegu teise järguline täiesti. Kuidas sellised suured õnnestused sulle kui noorele sõitjale mõjuvad, nagu siin olid, et kas suutsid selle endast kuidagi läbi lasta või see ikkagi kuidagi hakkab sõidu ajal mõjutama ka? Kas ta just sõidu ajal päris, aga eks loomulikult ei ole tore näha selliseid asju kogu aeg, et tõesti neid on väga palju olnud ja kindlasti lihtne ei ole, aga hetkel see mind väga palju ei ole seganud. Romet Jürgenson asub WRC 2 arvestuses siis teise päeva järel ka kõrgel 5. kohal. Rally 2 arvestuses on ta 7. ehk siis Jari-Mati Latvala ja Nikolai Gräzin on need mehed, kes WRC 2 punkte seekord ei võta, on seal vahel ja nemad siis on samuti Jürgensonist eespool, aga Jürgenson asub siis 5. kohal enne viimast päeva ja vaatame nüüd ka tema mõtteid. Romet Jürgenson, väga pikk, väga dramaatiline Soome ralli võistluspäeval läbi, et räägi, kuidas tänane päev sinu jaoks kulges? Tänane oli oluliselt positiivsem, ikkagi sai sõitu nautida ka ja oli nii-öelda Soome ralli tunne, et ei olnud nagu suures plaanis millegi üle kurta, et ajad olid enam-vähem kohas ja normaalne. Aga mis siis täna teistmoodi oli, et kas said auto kuidagi paremaks, ise olid parem, teed meeldisid rohkem või mis see täna siis nagu seda asja nautima pani? Jah, kuidagi hommik algas nagu normaalsemalt.
ausalt öeldes me liiga palju mingeid muudatusi me ei teinud. Võib-olla profiil veidi oli täna parem ja kui katsed on nagu veidi niisked, ütleme siis meie see kere-eelis tuleb välja ja me saame ikkagi oluliselt lähemale, et suudame nagu gripi tekitada ja ega muus plaanis palju kukkusid muidugi ära ka, et selles mõttes võistlus läks nagu vähe, mitte nii tihedaks, ilmselt tipud võib-olla enam nii hullult ei surunud ka, aga ega ma ei tea, selles mõttes, aga ei, selge oli see, et lähemal täna olime. No, neid väljasõite ja avariisid on sel nädalatusel päris palju juhtunud, et kui palju ka sõitjate vahel omavahel seda juttu on, et kuidagi teed ja see tempo ongi kuidagi veel ekstra mega sel aastal Soomes. Ja see on päris ulmeline, eelmine aasta ei mäleta küll, aga see näitab ka seda, et kohe kui on uued katsed ja tempo nii kõva peal, et siis juhtuda on väga lihtne, eriti siin Soomes. Jah, see aasta on päris hull. Päev algas eestlastele aga tegelikult nukralt, sest avapäeva järel WRC2 klassis 4. kohal olnud Patrick Enok sõitis kohe esimesel kiiruskatsel teelt välja, rullus üle katuse ja kahjuks seda päeva enam jätkata ei saanud. Nii et tuli tal tõsi omal jõul, sõitis ta hooldusparki tagasi, aga auto sai niimoodi viga, et ei olnud võimalik seda rallipäeva jätkata ja õnnestus meil ka Patricku endaga rääkida. Patrick Enok, Soome ralli teine päev algas nii, et sai ka kohe kiire lõppu, et sõitsite teelt välja ja üle katuse, et mis seal täpsemalt juhtus? No just tegelikult sai seda sisevideo vaadates, et suhteliselt aeglane koht 3. käiguga võttis nagu nina natukene võib-olla joonest sinna sisse, oli selline kerge poolspinn ja siis tagaots vajus kraavi ja suhteliselt aegluubis vajus ümber, ei läinud isegi täitsa üle katuse, et lihtsalt jäime katuse peale ja siis olime seal autos paar minutit kinni, et jah, õnneks meiega kõik on nagu hästi, et sellise hoo pealt väga midagi juhtuda ei saa, aga jah, ütleme nii, et oleks võinud lihtsalt jääda võib-olla rippuma või poolspinni teha, aga kahjuks läks ümber. Aga miks te kinni jäite, mis sealt kohe õnnestud välja saada? Uksed olid kuidagi blokeeritud? Jah, me olime ikkagi ninaga ja poole katusega nagu kraaviperves, et uks käis vastu maad ja ei saanud seda lahti nii Silveri kui minu poolt, et õnneks oli sealt pealtvaatajad, kes lüksid auto lõpuks külje peale ja siis saime autost välja. No, eilne päev lõppes sul ka suhteliselt närviliselt, et ma siin nii närvilisena pole näinudki, kui eile seal siis hooldusalasse jõudes, et kas see eilne õhtune viga võis täna hommikusse kuidagi üle kanduda või suutsid selle peast välja visata või saab see mingit paralleele tuua või see oli lihtsalt tavaline sõiduolukord praegu? Ei, pigem oli jah, tavaline sõiduolukord, et see eilne oli selline võib-olla kergelt nagu oma lollus, et oleks võinud seda publiku katset nagu rahulikumalt võtta, et kuna ikkagi oli suhteliselt libe, et aga täna oli lihtsalt selline täiesti tavaline olukord, kus üldjoontes arvad lihtsalt, et läheb saba natukene ette ja sõidad sealt kurvist välja, aga kuna see kraav tuli nii kiiresti peale, et siis läks niimoodi. No iseenesest, kui eilset päeva vaadata nüüd tagantjärgi, siis sa tõestasid, et sul on tead kiirus täitsa selle klassi tipptasemel olemas, et kui üldse midagi head nüüd kaasa võtta, siis ütleme niisuguse oma positsioneeringu said kuidagi paika, nüüd võtame Rally Estonia ja siis eilse selle esimese päevaga. No julgeks küll öelda, et midagi me saime tõestatud, mingi märk on maas, et kahju on, et see nii kiiresti lõppes, oleks täna olnud kuhjaga veel kogemusi koguda, aga tundub, et ega kellegi tee sinna kuskile tipu poole ei ole lihtne, et ka meil õnneks on auto üldiselt suhteliselt terve, et pigem võib-olla ainult meie tagapidurid kärstasid ära, nii et selles mõttes, kui saab, siis kindlasti homme jätkame. Seegi edu. Aitäh. WRC klassis siis dramaatilise päeva lõpetuseks on seis selline, et liidriks tõusis Sami Pajari, mees, kes siis alles 2 nädalat tagasi võttis Rally Estonial oma karjääri esimese võidu. Nüüd on ta siis liider ja vahe on väga suur, 46,4 sekundit edestab ta tiimikaaslast Oliver Solbergi. 3. on Elfin Evans, mees, kes päeva esimeses pooles võitles Sebastian Ogiega liidrikoha eest, keeras siis auto üle katuse, jäi veel korraks ka kraavi kinni, aga pealtvaatajate abil tõsteti sealt välja, sai sõitu jätkata ja praegult kogu selle dramaatilise virvarri taustal on siis ikkagi 3. kohal
ning edasi Adrian Formeau ja Takamoto Katsuta on veel esiviisiku mehed, aga viimasel päeval, pühapäeval jääb sõita 60 kiiruskatsekilomeetrit, 2 korral sõetakse Himose kiiruskatse, siis 30 kilomeetrit ja seal pannakse ralli lõpptulemused paika nii ralli üldvõidu mõttes kui ka meid enim huvitava WRC 2 klassi arvestuses, nii et püsime ikka lainel.